Mul on väga hea meel täna kõigi ees siin seista ja pisut rääkida ka ühest arendusprogrammist, mida me Sotsiaalministeeriumi tellimusel aitame ellu viia ja mis on ellu kutsutud just eeskätt selleks ka, mida eelnev paneel, ma kuulen tohutut vilinat, loodan, et see läheb vaikselt ära või teie ei kuule, et see link selle labori ja päris elu vahel, millele just enne mind... No nii, kas nüüd on äkki parem? See link labori ja päris elu vahel saaks ületatud, et me ei arendaks tehnoloogiat ainult laboris või kui fundamentaalne teadmine tehnoloogia arendusest on laboris loodud, et kuidas tuua see arendus päris ellu, kuidas rakendada ja edasi viia arendusi selliseks, et nad oleksid kasutatavad, aga oluline on siin meeles pidada, et me ei räägi ainult kasutatavusest, vaid et ka tõepoolest, et nad oleksid hoolivad, et nad vastaks ka sellele vajadusele laiemas tähenduses, mida me kujutame ette, mida üks hea sotsiaalabi või hea koduteenus olema peaks. Nagu Urmas juba tutvustas, minu nimi on Ruth-Helene Meljoranski, täna siin siis Kunstiakadeemia esindajana ja kindlasti paljudel on küsimus just sellest, et miks on sellisel üritusel Kunstiakadeemia esindaja, et kus on see side tehnoloogia arenduse ja Kunstiakadeemia vahel, et kui ma alustuseks panin siin majast pilt, et üks on siis Kotsepuu ja Põhjapuiestee nurgalt tehtud pilt ja teine on pilt EKA-st sisehoovi poolt, siis võib-olla tegelikult on siinses kontekstis olulisem näidata, mida meie näeme, kui meie vaatame EKA-st väljapoole, et meil on mitmeid erinevaid terrasse ja üks nendest vaatab otse Stenbocki maja poole, ehk meil on selline otse silmside valitsusega, ehk selline loome kogukonnale kriitiline vaatepunkt, mida teeb valitsus või mida ta tegemata jätab, et seda me saame pidevalt esil hoida või see on võib-olla üks roll, mida ka ühel riiklikul kunstiakadeemial on. Ja teine vaade, ma vahetasin just selle pildi ära, et ma muidu nendel slaididel olen alati kasutanud tõesti sealt mereterrassilt seda merepilti, kust ka meri paistab, aga nüüd on hetkel meil avatud lõputööde näitus ja sinna mereterrassile on pandud selline orel, pliitorel, ehk selles mõttes, et kui ahju kütta või seda pliiti kütta, siis ta samal ajal ka vilistab. Aga hetkel me seda siin ei kuule, lihtsalt see on võib-olla selline viis ka üleskutse, tulge ja külastage ka lõputööde näitust, kus on päris palju ka selliseid tehnoloogilisi lahendusi, see võib-olla mitte niivõrd digitehnoloogiline, aga see mõttekäik, et kuidas panna kokku asju, mis võib-olla esimesel pilgul kokku ei kuulu, kuidas neid ootamatuid innovatsioone otsida ja leida ja kuidas ka ühiskonda kõnetada teistmoodi mõtlemise kaudu, on võib-olla see, mis on EKA-s erakordselt tugev ja võib-olla see on midagi, mida EKA-st alati ka otsida saaks. Aga hiljaaegu me kirjutasime ka kolleegi Triin Jürgensiga arvamusartikli Rahvusringhäälingu toimetusse ja see küsimus selles artiklis või arvamuses keskendus just nimelt sellele tänase tehnoloogiafestivali teemalegi, et kui me räägime Eesti edust digiriigina, kui tunnustatud me oleme, aga samas kohe, kui me istame pilgu sotsiaalvaldkonda, siis see edu ei olegi sinna jõudnud või neid lahendusi sotsiaalvaldkonnas on erakordselt vähe. Ja mis on need põhjused, miks see sellisena on kujunenud? Ja jah, ühelt poolt kindlasti sotsiaalsüsteemi enese keerukus või ka senine praktika
tuua tehnoloogiaid üle hästi väikeste tükkidena, pilootprojektide, väikeste katsetuste näol, aga sellist suurt terviklikku süsteemi ei olegi arendatud, nii et need asjad ka lõimitult sobituks üksteisega. Ja teiselt poolt väga palju, mis siin eelmises paneelis ka kõlas, suur hulk niisuguseid äärepealseid juhtumeid või kriitilisi küsimusi, mis kaasaegse tehnoloogia arenduses on, andmekaitsest privaatsuseni, eetiliste erinevate küsimusteni, see on midagi, mida väga paljudes teistes valdkondades on võimalik võib-olla siis nii-öelda vältida, mitte sellega tegeleda, aga sotsiaalvaldkonnas ei ole võimalik neid teenuseid arendada, või neid on võimalik, aga me saame halva tulemuse, kui me nende eetika küsimuste peale ei mõtle ja neid ka siis tehnoloogiat ära lahendades neid tähelepanu keskmes ei hoia. Ja teine kirjatükk, millele ma tänases ettekandes toetun, on üks suurem uuring, mis me sellesama heaolutehnoloogiate arendusprogrammi algfaasis tegime, heaoluteenused digipöörde lävel, mis vaatas ka sisse just nendele erinevatele tehnoloogiatele, mida võiks ja kuidas võiks neid rakendada Eestis ja mis see tänane seis on. Ja üks keskne nii-öelda analüüsi tööriist, mida me seal kasutasime, on Maailma Terviseorganisatsiooni selline tervena vananemise mudel, mis koosneb 5 erinevast olulisest aspektist, mis siis niisuguse kvaliteetse vananemise juurde kuulub, alates siis tõepoolest sellistest igapäevatoimingutest, söömisest, riietumisest ja liikumisest, kuni siis eneseteostuseni, elu lõpuni õppimiseni. Ja kui ma nüüd tänaseks selleks ettekandeks siin valmistusin ja mõtlesingi, kuidas neid erinevaid näiteid siis ka illustreerida, siis kui ma lõin lahti erinevate meie suuremate spordiklubide kodulehed, siis ma jätsin nimed siia juurde panemata, aga siin on põhimõtteliselt 2 kodulehelt võetud ekraani tõmmised või koopiad ja me räägime sellest, et eakad peaksid ka hoolega liikuma ja spordiklubid võiksid olla just ju see koht, kus me kõik käime, aga samas ütleme siis selline reklaamikeel neid ei näe. Reklaamikeel ei näe üldse siin ühtegi erivajadusega inimest ega isegi mitte sellist, kellel võib-olla ei ole veel käsi nii musklis või kehakaal ei vasta normile. Või et teine näide, see Lindeksi reklaam oli väljas tõesti juba aastaid tagasi ja see on siiamaani üks ainsaid näiteid, mida on võimalik tuua, kus pesu müüakse atraktiivses vormis ka eakatele. Et see ei ole midagi sellist justkui enesest mõistetavat, et me elu lõpuni vajame ka kena pesu, et see on justkui miskit täiesti enneolematut. Aga siin on võib-olla see küsimus just ka sellest, et millal see vananemine algab. Et mõni aasta tagasi sattusin Jaapanis ühele väga toredale näitusele, mis just ka siis vananemise erinevaid aspekte käsitles. Ja seal oli selline noortele tehtud selline interaktiivne magnetitega tabel, et kus siis näituse külastajad said siis ka ära markeerida, et millal see siis on. Ja mõned on ennast tõepoolest ka oma selle mummu pannud kohe päris sünni juurde, sest sisuliselt sealt see ju algab, aga et võib-olla see mõte, et millal me saame ka päriselt vanaks, et see on nüüd siis see, et kas, ja see viimane number, mida te võib-olla sellelt pildilt siin hästi ei näe, on 140. Et mõned on pannud ka sinna täitsa lõppu selle, et Jaapani ühiskond, seal elatakse ka oluliselt kauem või et ei saagi vanaks kunagi. Aga et selle jutu kokkuvõtteks, kuidas me oleme harjunud vanemaealistest mõtlema või selline ühiskondlik kuvand on, et nad on kõik ühetaolised, nad on ühesugune hall mass
või keegid, kelle soovid, nägemised ja eluviisid on kõik väga-väga sarnane. Ja seda kahtlemata siis ka toetab selline disainikeel, et kui samamoodi siis tegin väikese internetiotsingu pildi skeenel, et millised tooted on vanemaealistele suunatud või millistest abivahenditest me räägime, siis kõik näeb selline välja, et siin on selge, et nende toodetega ma võib-olla lähemat kokkupuudet ei tahakski, või et kui need tooted sellised välja näevad ja kuna ka see disain viib kuni selleni välja, et ega siin võib-olla ka seda kasutaja mugavuseni ei ole jõutud, et see jääb ainult sellise baasfunktsionaalsuse tasandile. Ja lihtsalt näitena Jaapani metroost, proua siseneb metroosse, et ei ole samasugune, nagu ma sellelt esmaselt pildilt näitasin, kollektsioon juhuslikke vanainimesi, kes kõik on justkui ühetaolised, et võimalik on kanda tippmoodi ja võimalik on ka väga hästi disainitud rulaatoriga edasi liikuda. Või Nike arendatud botased inimestele, kes kas enam ei küüni oma jalgadeni või kes saavad astuda botasesse nii, et sul ei ole vaja oma käsi kasutada. Ehk see kõik ei pea välja nägema, et see ongi mõeldud nii-öelda haigele inimesele või vanemaealisele inimesele või kes hästi ei paindu, on võimalik astuda, ära võtta, edasi liikuda ja see kõik saab välja näha nii, et sa tunned ennast selles botases hästi. Veel üks näide, mul on nüüd siin kahjuks kõik Jaapani näited, ma nüüd praegu saan aru, et kuigi Kiti rääkis, et te külastasite seda ka sama kohvikut ka juba Taanis, ehk ongi siis sotsiaalne kohvik Tokyos, kus robotid teenindavad laudu ja seda robotit juhib siis mitte AI, aga erivajadusega inimene, kes siis ise füüsiliselt kohal ei saa käia, kohal ei saa olla, aga me saime temaga suhelda läbi selle roboti, selle väikse ekraani pealt tuli ka tema nägu ja nii-öelda see inimene sai panustada ühiskonda, sai meiega suhelda, sai ennast kasulikuna tunda ja just ka seesama kontseptsioon, et kui tal endal ei ole siis sellist keha, mis võimaldab tal liikuda või ka teise kohta minna, siis tal oli nii-öelda see asenduskeha, mis aitas tal selle vähemasti mõttes teoks teha, olla mõttes kohviku teenindaja, ilma ise siis füüsiliselt toimetamata. Ja üks näide veel, kas keegi teab, millest siin on, mis on siin pildil? Ühtegi kätt ei tõuse. See on siis Camdeni linnaossa arendatud pink. Ja omal ajal siis kui see välja tuli, siis ta sai ka esimese hooga mõned auhinnad selle eest, et läbi selle pingi prooviti mõjutada teatud inimeste käitumist. Et ühelt poolt see, et eemaldada asotsiaalne kontingent sellest linnaosast, et sellel pingil ei saa siis pikutada, sest ta on pealt pikutamiseks niivõrd ebamugavaks teha. Ja siis ta on ka selline betoon või komposiitkivi mütakas, kus ei ole neid servaaluseid ehk ka mingeid väikeseid pakikesi ega muud sellist ei ole võimalik sinna paigutada. Aga no tegelikkuses loomulikult see ei lahenda ühtegi probleemi, ta lihtsalt lükkab selle probleemi 2 tänavat edasi, kus siis on teistsugused pingid ja disaini valdkonnas on selliste asjade nimi antiobjekt, eks ongi hostile disain, vaenulik disain, et see, et kui me
disainime midagi selle asemel, et aidata inimestel siis kas leida endale mõtestatum elu, ehitada soovi korral kuskil pikali või leida neile see koht, kus nad olla saaks ja ennast paremini tunneks, et lahendus, et nad ei saa pikali heita või et nad ei saa üksteisega mõnusasti suhelda, on nii-öelda väga halva disaini näide. Ja kui siis vaadatagi ringi, et millised need väga vaenulikud disainid siis veel on, ei peagi kaugelt otsima. Äsja on terve Tallinn neid täis pandud. Ehk siis seesama mõtteviis, et kui ma panen käepideme keset pinki, siis ükskõik, kellel on teist bussis halb, peate bussist väljuma, oleks vaja pikali heita, siis seda enam uhijuutes bussipeatustes Tallinnas ei tee. Aga nüüd seda kõiki neid erinevaid näiteid kokku võttes, sellesama heaolutehnoloogiate arendusprogrammi jaoks või ka seda nüüd ellu viies oleme me väga välja pakkunud sellised 8 keskset arendustehnoloogia põhimõtet, mis aitaks meeles pidada ka erinevaid aspekte sellest, kuidas arendada või ka mis on need kriteeriumid, millele üks hea ja hooliv tehnoloogia peaks vastama. Ja sellest uuringust, mida ma alguses näitasin, saab nende kohta ka pikemalt lugeda, aga kiiresti need siin ka läbi käies, et ühelt poolt kindlasti seesama tervena vananemise täispakett põhivajaduste katmisest eneseteostuseni on midagi, ehk siis millele tulebki mõelda, et kuidas me oma tehnoloogiaga laiemat elukvaliteeti saame tõsta või ka tõepoolest seda tegutsemisruumi avardada. Ja ühe näitena Rootsi näide, Umea kommuun või ka linnavalitsus arendas sellist vanurite või eakate turgu, mis on nii füüsilises ruumis kui ka digitaalselt, et tuua kogu info ühte kohta kokku, mis linnas toimub, mis piirkonnas toimub, mis sobiks ka eakatele või mis ongi ainult neile mõeldud, ja et see ei ole ainult siis selline saame kokku ja teeme väikese käsitööklubi või kokkame koos, aga see läheb edasi ka tõepoolest nõustamiseni, e-teenuste kaudu siis ka päris koduteenusteni jõudmiseni, ehk et on üks uks, kus kõik need erinevad vajadused on koos ja mida ka siis linn arendab. Ja hea näitena just ka see, et täna on sellesama platvormi kasutusele võtnud ka mitmed teised Rootsi omavalitsused, ehk kui juba üks platvormi põhi on olemas, seda saab laiendada või seda sama saab kasutusele võtta ka mujal. Ja see tegelikult sobitub hästi ka selle järgmise punktiga süsteemsest lõimitusest, et see kokkutoomine illustreerib ühtlasi ka seda, et need asjad omavahel sobivad kokku, et üks teenus saab minna sujuvalt üle järgmiseks, et ta ei ole nagu eraldiseisev miski, mis lihtsalt näitab, et meil on neid teenuseid, aga sa saad sealt päriselt siis taotlema hakata või sa saad ennast registreerida järgmisele koosviibimisele, huviringi, füsioteraapiasse või nii edasi. Ja väga palju eelkõnelejad ka juba rääkisid andmete kogumisest, andmete töötlemisest, kuivõrd läbipaistev, kuivõrd selge peab see olema, et mida me kogume, milleks me kogume. Ja just ka see, et kasutaja peab teadma ja aru saama sellest, et tema kohta midagi kogutakse ja milliseid andmeid salvestatakse. Ja siin veel üks Rootsi näide öisest digitaalsest järelevalveteenusest, mis on päris, ütleme siis selline kriitiline just eetilistes küsimustes ja soovitan sellesse näitesse
põhjalikumalt sisse vaadata just nimelt selle poole pealt, et kuidas nad siis selle lahendasid, et kui vanemaealisele, kellel on oht, et temaga midagi juhtub, ööseks pannakse kaamera ikkagi magamistuppa, et kuidas on siis, võtab ainult üksikutes ajapunktides seda kaamerapilti, kuidas see on anonüümiseeritud, kuidas neid andmeid ei salvestata, aga samal ajal on see reageerimisvalmidus teenuse osutajal kogu aeg olemas, et kui märgatakse muutust, et kuidas sealt edasi liikuda. Ja Urmas on juba põnevil, ma ruttu hüppan veel siit paarist punktist üle, et ühelt poolt siis kindlasti ka, mis on Eestis väga suur probleem ja osaliselt ka mujal, on siis omastehoolduse koormuse kasv, mis tihti kipub ka nende uute tehnoloogiatega olema, et see jääb lõpuks omastehooldaja või ka lähedase õlule see kanda, ehk vaadata ka just seda poolt, et kes selle teenuse eest vastutab või et kuidas need hoolesuhted on korraldatud. Ja siin veel ka paar näidet, et kui siin toodi enne näiteid nii-öelda uuest arendusest Rootsis, kuidas robotitega suhelda, siis neid erinevaid roboteid ja just ka eakate hooldusesse või see hüljes on mõeldudki eeskätt just dementsete kellele mis päris loomad enam ei sobi või kui nad on kuskil ka hooldekodus, kuhu päris loomi ei saa võtta, aga et seda sama läheduse tunnet ja seda kõike oleks võimalik seal saavutada või see robot aitab ka seda siis täita, seda tühimikku. Ja ka see pool, kuidas inimese häält kuulda võtta, need samad kaas- või koosloome, koosdisaini näited, et see mitte siis ka ainult kasutajakesksed, aga ka tõepoolest kaasata arendajaid juba eos. Ja siin veel ühe ettevõtte toodangu näide, mis on algusest peale arendanudki asju just eakatele, et nende esimene selline kõige kuulsam toode on juurviljakooria, mis lähtuski sellest, et abikaasa käed artriidi tõttu muutusid enam mitte nii hästi painduvaks ja oli vaja siis teistsugust kooriat, aga et selle kannu puhul, kui nad uurisid ja koos eakatega köögis süüa tegid, siis märkasid ka seda, et isegi ainult seda 200 grammi kannuga silmakõrgusele tõsta võib olla paljudele keeruline või natukene üle jõu käiv, aga et siis lahendus, kus peale kallates sa juba näed, kui palju seda jahu või suhkrut sul sellesse kannu on laskunud. Ja tunnistan, et mul on see kann kodus, tõepoolest ei ole vaja oodata, et oled 65+, et ta oleks juba mugav kasutada. Et need arendused peavad olema pidevalt ka uuenevad või täienevad, et me ei kuulutaks neid digilahendusi juba eos lõplikuna valmisolekuks, või et nad on juba valmis ja lukus, vaid et nii nagu siin ka varem öeldi, kui me võtame asja kasutusele, alles siis võivad ilmneda mõned nüansid, mida silmas pidada, mis siis peaks ka selle tegeliku eluga, päris eluga paremini lõimitud saama. Ja et me peaks kindlasti vaatama ka tõepoolest neid erinevaid erivajadusi, kultuuri kontekste. Ja siin on ka just üks näide, kuidas ka pimedatele või vaegnägijatele on arendatud erinevaid ka majajuhiseid, et nad oleksidki taktiilsed, et kuidas neid prototüüpida, kuidas katsetada viisil, et see pärast siis ka vastaks nende vajadustele. Aga et seesama, et ühelt poolt peaks see hoolitehnoloogia olema kasutatav, ta peab olema eetiline ja ta peakski olema siis ka süsteemselt lõimitud. Mul oli pandud siia ka veel 2 raamatut soovijatele edasi lugemiseks. Ja aitäh! Ruth Helene, suur aitäh!
Mul muu osas küsimusi ei ole, võib-olla selle pingi osas ma arvan, et sa, mis sa näitasid seda Tallinna uut bussipeatuse pinki, et ma arvan, et sa seda küll mõistad valesti, et see on loodud lahendama meie sotsiaalse ärevuse ja sotsiaalse pinge probleemi. Et kui siiamaani oli see, et käepidemed olid ääres ja hoidsid hästi sealt vahet, eks ju, et teine eestlane ei oleks sul liiga lähedal, siis pingi peal ta ikkagi ju tuli su kõrvale. Ja nüüd ongi, et meie vahel on see käepide. Ja ma olen palju rahulikum. Ja kõrva pealt, külje pealt ongi ära võetud see käepide, et ma, nii kui teine eestlane, ma saan põgeneda. Ma saan kohe viin oma nagu puusa ära sealt ja ongi nagu see puusa liigutus ka tegelikult on tervisele kasulik. Nii et ma arvan, et see on Tallinna linnal väga hea projekt. Peale selle sa saad kärpida kulutusi ühe käepideme ju ulatuses. Varem oli vaja 2, nüüd on vaja ainult 1. Eks, et selles mõttes ma arvan, et see on väga hooliv projekt. See on väga hooliv projekt. Üks küsimus saalis ka, et disainlahendused on ju kallid. Et laias laastus see emotsionaalne pilt, mida sa näitasid nendest vahenditest tõesti, mida ma olen ise ka oma pereliikmete jaoks paar korda käinud toomas rentimas, need näevadki nii röstitud välja. Et ka võib-olla selles on oma mingi sotsiaalse, et Urmas, kurat mine trenni, muidu toob tüter sulle seda 58. sünnipäevaks äkki, et võib-olla see on ka sellise nagu mingi alatekstiga. Siin ma kindlasti vaidlen vastu. Disainiga saab teha väga luksuslikke asju, aga IKEA on kuulus just ka eeskätt see tõttu, et see on nii hästi disainitud. Ehk on võimalik disainiga panna ka eesmärgiks see, et see asi näeb hea välja, on kasutaja mugav, funktsionaalne ja ka majanduslikult mõttekas. Nii et ka IKEA lihtsalt ühe näitena, aga siin võib neid näiteid tuua küll ja veel. Jaa, tegelikult proovisin ka siin lihtsalt villast visata. Ja Katrin ka tõesti ju tegelikult viitas sellele, et me peaksime mõtlema väga palju rohkem hoopis ikkagi selle lahenduse vaja ja vaatenurgast lähtu. Suur aitäh sulle ettekande eest, aitäh nende piltide, slaidide ja meeldetuletuste eest. Teie ees oli siis Ruth-Helene Meljoranski Eesti Kunstiakadeemiast.